tutvustatud sai, mina olen Martin Laine ja töötan Ekspress Meedias uurivas toimetuses. See on selline huvitav toimetus, mille puhul ma pean alati selgitama, et kas ma töötan siis Eesti Päevalehes või Eesti Ekspressis, et ma töötan mõlemas ja justkui ka mitte kummaski, ehk siis me oleme justkui nagu selline väike 3-4 liikmeline seltskond Ekspress Meedias, kes teeb lugusid siis kõikidele oma väljaannetele. Ja meie privileeg on siis see, et me justkui saame rohkem aega, kui me seda soovime oma lugude arendamiseks ja uurimiseks. Mind on kutsutud siia justkui mingisuguse andmeeksperdist ajakirjanikuna, mida ma kahtlemata ei ole kohe nagu üldse. Et nagu ma siin kirjutan, et avaandmete kasutamine Eesti ajakirjanduses on lapse kingades. Seda tehakse väga vähe. On võib-olla 1-2 eksperti Eestis, keda ma isiklikult tean, kes suudavad kirjutada skripte ja teha programme, mis reaalselt skreipivad infot ja teevad selliseid masspäringuid. Et ma toon ühe näite ka, et kui ma kunagi Postimehes töötasin ja kirjutasin lugu kriminaalkorras karistatud inimestest Keskerakonnas, seetõttu, et toona oli Korb lubanud nad erakonnast välja visata, siis minu meetod oli see, et ma võtsin ükshaaval selle nimekirja ette ja lihtsalt Riigi Teatajast ükshaaval otsisin läbi. Ja siis tuli Priit Pärnapuu, kes on avaandmete ajakirjanik ja ta kirjutas skripti, mis tegi seda mõlemat automaatselt, siis põhimõtteliselt ühe kliki vajutusega. Mul on kahtlus, et selle tulemusel on meil nüüd Riigi Teatajas kohtulahendeid vaadates tuleb part või lusikas üles leida, kui sa üritad mingile lahendile ligi pääseda. Ehk siis enam seda skreipimist teha ei saa. Mis mulle tundub, et minu artikkel oli lõpuks kvaliteetsem, seepärast, et seal avaandmete skreipimisel tekkis palju vigu. Et oli seal inimesi, kelle karistus oli kustunud ja tuli seal välja nii palju inimesi, et need oli võimatu nagu läbi kontrollida. Ehk siis minu arvamus on see, et tuleb nagu kasutada seda nii seda uut lahendust, kus sa nagu teed sellist masspäringut, aga sellele juurde tuleb alati teha ikkagi nende andmete puhastamisel sellist manuaalset piinarikast tööd, et see töö kindlasti kuhugi ei kao, aga kindlasti oleks avaandmetel palju rohkem, avaks ikkagi palju rohkem potentsiaali meie töös. Aga allikatena avalike andmete puhul, et palju arvatakse, et toimetused töötavad nii, et tuleb mingi tüüp kohver käes ja siis tal on seal kaustikus kõik info olemas ja annab sulle ette ja sa muud kui lõbutsed ja kirjutad. Et tegelikult ajakirjaniku tööst mingi pool möödubki avalikes dokumendiregistrites, Riigi Teatajas, ametlikes teadaannetes, äriregistris, kinnistusraamatus, hangete registris. Seetõttu, et seal ongi lood peidus ja need tuleb sealt nagu üles leida. Ja selleks on igal ajakirjanikul nagu omad justkui meetodid. Et andmebaasidest tahtsin kindlasti rõhutada ka seda, et ma siin kirjutan justkui ajakirjaniku suurimad vaenlased on avaliku teabe seaduse paragrahv 35, täpsemalt punktid 12 ja 17. Ma ei ütle, et need punktid on valed, need on absoluutselt õiged, vajalikud punktid, aga ma olen märganud, et avalikes andmebaasides just need punktid on sellised, et kui sa seda näed, siis sa võid joos minna andmekaitse inspektsiooni ja küsida, et kuule, et kas see ikka pädeb, et see punkt siin on. Need on sellised punktid, millega pannakse dokumente kinni, mis nagu tegelikult kinni ei peaks nagu üldse olema. Ja mulle tundub, et Eestis on nagu väga lihtne seda teha, seepärast, et kui keegi lõpuks tulebki pärima, siis läheb andmekaitse inspektsiooni ja kui seal otsustatakse, et sa pead selle ikkagi nagu välja andma, ega sellega mingit sanktsioone ei rakendu, seega nagu dokumendid pannakse juba eos nagu igaks juhuks kinni. Ja minu see lugu, mida ma siin räägin täna, natuke ka seondub sellega. Aga avaandmeid sama Priit Pärnapuu Õhtulehest, ma soovitan tema töid lugeda, et avaandmed ta kasutab väga osavalt, ta on kirjutanud näiteks maskide hindadest, eks ole, ta on kirjutanud, kuidas kaubamajad teevad allahindlusi
ja milles märgivad endise hinna tegelikult kõrgemana, kui see tegelikult oli. Et ta on väga nagu väga huvitavaid ideid teinud selle avaandmetega, et minu näide tänane on natuke teistsugune, et mõtlesin natuke laiemalt tahaks rääkida Porto Francost, mis on nii huvitav teema nagu üleüldse, sest sellel on hästi pikk ja avalik ajalugu, sellest on hästi palju kirjutatud. Seda menetletakse, ma ei tea, igas riigiasutuses, ajakirjandus on sellest risti ja läbi käinud ja ometi on võimalik sealt leida mingisuguseid uusi külgi, uusi andmeid ja uusi asjaolusid, mis on väga huvitavad, et ma tahtsin selle ajaloo kiirelt läbi käia, et ajakirjanduse huvisfääri tekkis see teema siis, kui hakkas tulema teadmine, et Porto Francole antakse kriisilaenu. Kus see teadmine tuli, eks ole, KredExi laenud on avalikud, eks me saame vaadata. See oli kõige suurem summa seal, seega ei ole väga suur saladus. Sai ka selle heakskiidu, siis tekkis siuke kuidas öelda, vastuolu või kuidas, et konkurendid olid pahased. Nagu me näeme siit, et sellel lool on 15 kommentaari, mis näitab, see avalikkuse huvi sel hetkel veel väga kõrge ei ole, et mis need kinnisvara mogulid seal, mis nad seal kraaklevad, et täiesti suva. Siis üks märkimisväärsemaid lugusid oli Äripäevas, mis sai ka aasta uudise tiitli. See oli siis 2 päeva pärast seda firmade pöördumist, kus siis kirjutati, et neid laenutaotluse tingimusi on nagu kohitsetud ja muudetud ja täpselt nii, et nagu läbi läheks, et see oli esimene siis nagu selline märk millestki hämarast juba eelmise aasta augustis. Me kõik teame, kuhu see, ma tahtsin veel rääkida, et ega ajakirjandusel seda uurida lihtne ei olnud, meile pandi suukorv pähe, meie küsimustele ei vastatud, me ei saanud päringutega infot kätte, üritasime saada laenu üksikasju, materjalid on kaitstud ärisaladusega, väga kurb. Ja siis see asi kiideti heaks. Ehk siis justkui ajakirjandus juhtis tähelepanu, kriitikat oli, vastuolu oli, paljastati juba mingisuguseid detaile, aga ometi see ei takistanud seda rongi edasi sõitmast. Ja siis oli tükk aega minu meelest vaikust, mingid õrnad asjakesed ilmusid ja siis tuli see annetus avalikuks, et see ei ole ka mingi salajane info, et igal kvartalil avaldatakse siis annetused. Jällegi 30 000 eurot on selline annetus, mis on ilmselt nagu alati see kvartali suurim annetus, see jääb silma, see on loogiline. Kõik teavad, et Hillar Teder, mis ühiselt tema poeg neid asju ajab, on seotud Porto Franco arendusega. Ja see ei olnud jälle mingisugune ülikeeruline kajastus, mida teha, aga jällegi ajakirjandus juhtis sellele tähelepanu, sellele väga huvitavale ajalisele järjestusele selles loos. Ja enne imet kaitsepolitsei otsis KredExi kontorid läbi. Jah, et läks asi väga hapuks ja jälle Äripäev tegi suurepärast tööd, leidis, et Porto Franco skandaali keskmes on mingi teejupp. Ja see oli uus info selleks hetkeks, vähemalt minu jaoks, et mis nagu ongi oluline siin, et me ei pööranud nagu ajakirjanikena kordagi tähelepanu, mis toimus samal ajal siis Tallinna linnavalitsuses. Et me vaatasime, mis toimub KredExis, me vaatasime annetusi, aga Tallinna linnavalitsuses käis selline paralleelne teekond, mis oli täitsa avastamata maa meie jaoks ja see kriminaalasi tõi selle välja. Saime teada, et selle kõige taga on üks servituut. Põhimõtteliselt kõik ajakirjanikud hakkasid seda servituuti uurima, aga seal olid mingisugused vastuolud, tundus, et nagu midagi on veel puudu. Ja meie tiim ei olnud terve selle aja kordagi Porto Francoga tegelenud. 15.01 siis esimest korda mõtlesime, et mis teema selle servituudiga ikkagi on. Olid või mõned kuuldused, loogika ja kogemused, nagu ma siin kirjutan, et jälgisime, mida ütleb prokuratuur
õrnalt mainis midagi mõjuvõimuga kauplemisest, mõtlesime, et kuidas see servituut ja mõjuvõimuga kauplemises omavahel seotud on, et äkki see hind on siis kuidagi ajas muutunud, et see oligi see, mida me siis nagu üritasime tõendama minna ja tõendasime selle ära 3 päevaga, mille üle me oleme väga uhked, et selline uurimine oli võimalik teha 3 ööpäevaga. Ja siis sündis sellest selline lugu, mis on väga tore lugu, eriti arvestades seda, et jälle meil ei tulnud mingit vihjet mitte kuskilt sisse, meil ei olnud allikaid, salajasi allikaid, kes oleks siin rääkinud midagi, vaid me puhtalt avalike andmete pealt tegime selle loo ära. Et ja nüüd ma näitan siis step by step, kuidas me seda siis tegime. Et servitud tähendab seda, et on olemas linnavalitsuse otsus. Ehk siis esimene loogiline koht, kuhu minna otsima, on siis linnavalitsuse otsust, kust ta leida, siin on neid istungeid väga palju. Et eeldasime, et 2020 aasta ajakirjanduses oli õrnalt juttu, et 2020 aasta see istung aset leidis, aga no õnneks on seal ka otsing, et ma teadsin, et see servitud puudutab Pordi tänavat, jäi silma siis see 20.04.2020 otsus, just see konkreetne otsus siin. Ehk siis võtsin selle, alati on nende otsustega siis linnavalitsuse kodulehel kaasas seletuskirjad. Võtsin lahti seletuskirja, siin oli 7 lehekülge pikka teksti, siin on kogu aegrida näiteks olemas selle arenduse ajaloost, mis oli tegelikult väga huvitav info minu jaoks, et kui palju on tegelikult Tallinna linn sellele arendusele nagu vastu tulnud. Aga siin jäi konkreetselt silma siis 2 asja, et üks on see hind, mis on oluline, tegelikult see oli juba teada, aga no lihtsalt märgime selle ära, et see on 301 000. Ja siis oli see üks lause, et servituudi seadmist arutati Tallinna linnavalitsuse maaomandi küsimuse lahendamise komisjonis 23. märtsi koosolekul. Et sellele koosolekule selles lahendis, tähendab selles otsuses seletuskirjas nagu rohkem viiteid nagu üldse ei ole, et mille alusel, kuidas, kes mida otsustas, on ainult see lause. Ja me mõtlesime, et ju seal midagi olulist otsustati, et kuidas me selle protokolli kätte saame. Ja siis ma läksin seda otsima lolli peaga Tallinna ametiasutuste dokumendiregistrist. Ülla siin seda ei ole või vähemalt mina ei oska seda siit leida. Ma olen ilmselt väga kehv otsija, võib-olla siit oleks leidnud, aga ma hiljem ütlen, et ma arvan, et ma ei oleks seda ka kätte saanud või kui ma oleks selle viite leidnud, see ei oleks mulle näha olnud. Et siis me tegime väga lihtsa asja nagu teabepäring. Teabepäring ei ole midagi erilist, see on selline, nagu näha, siis 2 lauset linnavalitsusele, et soovime seda protokolli. Ja mis mu point on selles, et 5 aastat tagasi näiteks Tallinna linnavalitsusega sellist uurimistööd ei oleks võimalik teha, sest nad ei oleks seda meile andnud lihtsalt. Või oleks vastatud meile 30 päeva pärast, vastati tegelikult peaaegu samal päeval, et Tallinna linnavalitsuses järelikult on need asjad ikka väga palju arenenud nagu viimasel ajal. Et see avatus, mis sealt vähemalt esialgu oli väga muljetavaldav ja see mulle väga meeldis. Ehk siis me saime selle peaaegu kohe kätte selle protokolli. Nagu me näeme, ärisaladusega kaetud info, miskipärast nad selle ikkagi meile väljastasid, aga kui ma oleks selle kuskilt avalikult otsima läinud, siis me ei oleks seda leidnud. Kui oleks leidnud, siis oleks seesama kiri meile ette tulnud, et tegemist on ärisaladusega. Sellest protokollist siis me leidsime uue hinna 777 000 eurot ja leidsime, et on olnud veel mingi komisjon, mis on niimoodi otsustanud. See oli 2019 aastal. Seekord me Tallinna linnavalitsuse, see oli juba see hetk, kus me taipasime, et okei, et enne oli 770 000, nüüd on 300 000. Kuskil on see hind kukkunud, miskipärast on kukkunud, aga kus nad selle esialgse hinnani üldse jõudsid, et seda siit jälle ei olnud nagu aru saada. Seega me pidime järgmise protokolli järele minema. Tegime uue päringu ja siis saime uue protokolli, mis oli siis see 2019 aasta koosolek. Siis me leidsime siit, et on mingisugune konkureeriv eksperthinnang, millega jõutakse hoopis nagu 2,5 korda kõrgema hinnani. Ja
ja siin on isegi märgitud, et kui küsiti nagu eksperthinnangu koostajal küsiti üle, et kas te olete ikka kindel, et see hind on selline, siis ta vastas, et jah. Ja siis me nagu mõistsime, et meil on juba lugu põhimõtteliselt käes, aga kõige olulisem osa on puudu, mis on siis inimestega rääkimine. Ehk siis siin allpool on näha väike nimekirja koosolekul osalenud inimestest. Küsisime, mis neil koosolekutel toimus. Siin on väike väljavõte, mis meile üks tüüp rääkis, kes seal linnavalitsuses töötab, et neist põhjendustest puudus igasugune linnapoolne huvide kaitsepositsioon. Meil oli väga tore tsitaat nüüd olemas, meil oli olemas info, meil oli olemas prokuratuuri kahtlustus, umbmäärane, meil oli olemas varasemalt ajakirjanduses avaldatud informatsioon, et on mõjuvõimuga kaubeldud, et kui see pusle nagu kokku panna, siis saigi sellest väga toreda lookese sellest, kuidas siis kahe koosoleku vahel hind kukkus peaaegu 2,5-kordselt ja kuidas linnavalitsuses endaski inimesed sellest nagu hästi aru ei saanud, et kus see linna huvi siin nagu täpselt paiknes. Ehk siis väga selline kõike arvestades nagu väga tore teadmine. Aga mis järeldused ma siin teen, et oli uurimine täielikult avalike andmete baasilt, ei olnud ühtegi allikat, ei olnud kedagi vihjamas, mida teha, oli puhas loogika. Ei olnud väga keeruline neid andmeid saada, tuli pärida neid. Ilmselt oleks me pärinud, kui oleks ei vastatud, ma oleks Andmekaitse Inspektsiooni läinud, oleks vaielnud, oleks kakelnud ja oleks ikka lõpuks vähemalt selle kätte saanud kas või kohtuvaidlusega. Et see põhimõte meil üldjuhul on, et kui keeldutakse, siis me nagu niisama seda asja ei jäta. No kaudselt äriregistri erakondade annetuste nimekiri lihtsalt, et kindlaks teha, kes on Hillar Teder ja kes on tema poeg ja kes on Porto Franco OÜ ja kuidas nad annetavad, eks ole, et hiljem Opener, millest hiljem räägitakse, eks ole, need seosed teeb palju lihtsamaks meie jaoks. Järeldus on korruptiivsetel otsustel on alati dokumentaalne jälg. Oli üks hetk, kus me pärisime mingit dokumenti, linnavalitsus ütles, et meil ei ole seda dokumenti. Ja siis ma mõtlesin, et oi, see on veel parem, et näed, et neil isegi ei ole seda protokolli, millele nad viitavad. No see oleks olnud veel parem lugu, et neil kadus ära see dokument, aga tegelikult oli, aga ka see oli üsna inkrimineeriv dokument. Ja oligi, et tasub tähelepanu pöörata, mis dokumentidele viidatakse ja kas need dokumendid on avalikud. Antud juhul justkui ei olnud, aga saime kätte ja oleks ka ilmselt kätte saanud ühel või teisel viisil. On asutusi, kes ilmselt ei oleks nii lihtsalt neid meile kätte andnud. Tean isiklikult väga palju selliseid kogemusi, kus jooksed vastu seina justkui. Ja 4. järeldus muidugi see, et väga palju oli juba selleks hetkeks ju avalik, et ajakirjandus oli väga palju kirjutanud ja Äripäev oli suurepärast tööd teinud ja et see ei olnud see oli tegelikult nagu grupitöö, nagu kui kõik materjal nagu prokuratuuri ja Äripäeva meie materjali kokku panna. Ja siin on väike epiloog ka, et me otsustasime, et lähme küsime veel neid dokumente Porto Francoga seoses, aga siis linnavalitsus otsustas, et nad peavad nõu, kes Porto Francot esindab, mingi advokaadibüroo. Et advokaadibüroo põhimõtteliselt on nii, et kui sa lähed nüüd küsima mingeid dokumente Porto Franco kohta, siis nad linnavalitsus peab nõu Porto Franco esindava advokaadibürooga, kes otsustab, mis dokumendid sulle välja antakse ja millisel kujul. Ehk siis nüüd me saame selliseid dokumente, kui me neid küsime. Ehk siis ma ei tea, kas see avatus, mida ma siin enne kiitsin, et kas see nagu endiselt kehtib, et ma kahtlustan, et sellel screenshotil, et kõik read, mis siin mustaks on tõmmatud, ei ole tegelikult ärisaladusega kaetud. Aga võib-olla ma eksin ka, et ma ju ei näe sinna alla, et mis siin parata. Aga jah, sellega on ka kõik, et kas on küsimusi?